Tõepoolest olen Martin, tõepoolest olen Stratlabist. Ja ma kasutasin täna natuke oma nutitelefoni siin ees, ärge muretsege, ma lihtsalt scrollin Facebooki. See tuli nali, jah. Tegelikult on siin märkmed kirjas. Ja seda asja ette valmistades ma mõtlesin ka selle peale tõesti, et Arvamusfestival, kui palju ma seal olnud olen ja ma hakkasin mõtlema, ma vist olen tõesti käinud kõigil Arvamusfestivalidel ja ma olen vist kõigil ka mõnda asja läbi viinud. Ja mõnel ka enamusel ka vist mitte kusagil esinenud või osal nagu esinejana või osalejana. Ja et selles mõttes Arvamusfestival on olnud üllatavalt oluline osa mu elust tuleb välja, kui ma selle peale mõtlema hakkasin. Ja ma räägin täna omast kogemusest ja natuke ka sükst oma üsna nagu isiklikke mõtteid võib-olla, millega võib-olla teised inimesed ka minu enda tiimis ei ole võib-olla nõus. Aga eks näis. Nii, kaasav paneel. Üldiselt ma arvan, et paneelid on igavad suurt. Enamus. Jah, see võib-olla ei ole nii šokeeriv, kui ma lootsin. Ja veel hullem ma arvan, et kaasavad paneelid on enamasti tüütud. Need kaasavad nagu meetodid on enamasti tõesti tüütud. Aga samas mõned paneelid on hästi huvitavad. Ja samas mõned kaasavad paneelid on nagu veel huvitavamad. Ja nagu eriti huvitavad. Ja ma üritan kuidagi nagu tõmmata nagu vahet sinna vahel, seda punast joont, nagu praegu on popp öelda, selle põneva ja mitte põneva vahel. Ja võib-olla ma ütlen selle kohe ära, selle kõige põhilisem, mis ma arvan, et mis see vahe on. Et nii paneeli kui kaasava kui kõigi arutelumeetodite puhul ilmselt, et see põhivahe minu meelest on see, et kas teha seda meetodit nagu kliiniliselt, formaalselt, kunstlikult või nii-öelda nagu südamega. Et see on selline nagu loomulik. Et ma teen neid asju, mis ma teen, sest see tundub õige praegu. Mitte sellepärast, et ma panin selle kirja oma plaani ja see paberile, et nüüd sel hetkel ma palun kõigil tõsta seda paberilipakat ja pöörata see nüüd teistpidi ja siis nagu sahmerta selle ümber ja siis kõigil on veits imelik ja siis osad lähevad ära. Nii, aga ma räägin kahest sellisest põhimõttelisest asjast ja siis 4 meetodist lühidalt, aga kõik hästi lühidalt. Et esimene asi on siuke, mille peale siis need klišeejumalad või mis iganes löövad mind kohe välguga, aga et kaasamise pärast on mõttetu. Aga mis see mõte annab kaasamisele, on see, kui seda on nagu vaja. Et see kaasav tegevus on selline, mille puhul on arutelu jaoks läbi mõeldud, et mille jaoks meil seda kaasatust vaja on. Ehk siis põhimõtteliselt taandub samale arutelu eesmärgile, millest siin on juba mitu korda räägitud. Et kui arutelul endal on mingisugune eesmärk, siis kaasamine saab täita seda eesmärki ja siis inimesed tunnevad, sellel on mingi mõte. Aga sellel on mingi mõte, inimesed on tunne, et seal on mingi mõte, kui seal ongi mingi mõte. Et kui ma küsin mingit sisendit, et mul ongi seda sisendit vaja päriselt. Mitte, et ma küsin sellepärast, et ma mõtlesin, et nii on ägedam, et kaasav on ägedam. Et selles mõttes see on see esimene põhimõtte eesmärgi juures, et kui ei ole, kui te mõtlete selle peale natuke aega ja leiate, et teil ei ole head eesmärki, mille pärast vaja kaasata oleks, siis pigem ärge tehke kaasavat paneeli. Pigem tehke siis nagu mitte kaasav paneel. Ja tehke seda nagu meelega ja täiega ja mõnuga. Ja siis öelgi nii, et me ei võta küsimuse ja kommentaare, me lihtsalt laseme neil tarkadel inimestel rääkida ja nii on. Ja võib-olla tegelikult tuleb ikka tore. Ja tegelikult vahel tulebki. Nii. Teine põhimõtteline asi on see, et see võib-olla isegi minu enda perspektiivist vaadates olulisem, on see, et selline hea kaasav paneel minu meelest on selline nagu elutuba. Ja selline nagu vestlus elutoas. Et inimesed on kuidagi kokku tulnud, näiteks peole. Ma ei suuda ette kujutada, et mina pean ette kujutada siin videost, ma ei käi midagi, aga võib-olla te suudate, et on peole tulnud, hakkavad juttu rääkima, keegi küsib mingi huvitava küsimuse. Ja see on päriselt huvitav, inimesed hakkavad kaasa rääkima. Ja siis järjest inimesed koonduvad sinna ümber, algul on 2 inimest, siis on 3, 4, inimesed on juurde, tahavad kuulata, mis siis räägitakse, nagu tundub põnev, on äge, inimesed on kuidagi emotsionaalselt selle teemale. Ja siis need, kes rohkem teavad, räägivad rohkem, need, kes vähem teavad, kuulavad rohkem. Aga kõigil on võimalik kaasa rääkida, kõigil on võimalik öelda, et aga ma olen kuulnud, et on ikka teistmoodi. Ja keegi tunneb, et miski nagu piirab neid selles olukorras. Ja ainus, mis neid koos hoiab seal, on see, et neil on põnev.
Et selles mõttes mulle tundub, et hea kaasav arutelu peaks võtma eesmärgiks olla nagu selline tore elutuba. Ja mulle tundub, et see on moderaatori vastutus. Et oleks hea elutuba ja oleks selline nagu mõnus tunne seal osaleda. Ja see mõnus tunne ei tähenda, et ei või olla vastuolusid või et ei või olla inimesed erimeelel või omavahel vaielda või et moderaatori võiks võtta üles mingisugused märkida ära, et näete, ei ole omavahel nõus ja nagu ässitada tüli selles mõttes. Aga seda saab teha tõesti, nagu siin ka öeldi enne, nagu mõnusalt. Jällegi sama nagu elutoas on ju, et vaidlus on huvitav, kui on vastuolu, aga see ei pea olema selline agressiivne. Et moderaator ei pea olema agressiivne ja osalejad ei pea olema agressiivsed, selleks, et oleks huvitav niimoodi. Ja ma tooksin ka kohe üks nagu näite või nii, et üks olukorra umbes, et ütleme, meil on paneeldiskussioon ja ma olen moderaator seal ja ma näen, et kaks esinejat omavahel ei nõustu. Ja mulle tundub, et see vist on nagu põnev inimeste jaoks. Et see mitte nõustumine siin on see, et inimestel pakub see huvi, et miks nad ei nõustu omavahel. Ja siis sel hetkel moderaatorina ette planeerimata võib-olla ma viskan selleks publikule tagasi ja küsin, ma ei tea, mida teie arvate. Et andke korra käega märk kõik need, kes on nõus selle argumendiga. Andke korra käega märk kõik, kes on teise argumendiga nõus. Ja kui ma jätkuvalt näen, et see asi pakub huvi inimestele, siis võib-olla küsin, et aga ütle, miks sa ei olnud nõus. Ja siis küsin esimesed inimest näiteks, miks ta ei olnud nõus. Ja ta ütleb midagi geneerset näiteks. Ütleb midagi sükest, kõik saavad aru, kõik teavad iga. Siis ma lihtsalt tänan viisakalt ignoreerin seda. Küsin teised inimesed, miks ta ütles nii. Teine inimene ütleb midagi, millest juba enne räägiti. Jällegi ignoreerin viisakalt, ütlen aitäh. Lähen edasi kolmandi juurde, loodan, et äkki nüüd tuleb midagi. Ja siis kolmas inimene ütleb midagi päriselt näiteks uut. Ja siis moderaatorina minu roll on ära märgata, et näed, see oli uus. Inimestel kuidagi läksid nii-öelda kõrvad kikki. Ja siis mõtlen, et okei, see on täpselt küsimus, mida oleks jäänud põrgata hoopis see paneeli tagasi. Võtan selle ühe küsimuse, põrgatan paneeli, paneelist keegi vastab sellele näiteks. Vastab põnevalt, inimesed tulevad kaasa, jätkan sellega. Võtan võib-olla isegi vaatan, et see inimene, kes seda küsis juba kuidagi nihedab oma tooli peal, ilmselt ta ei ole nõus sellega, mis öeldi. Viskan tagasi sinna, küsin, mis sa arvad sellest, mis sa arvad sellest vastusest, mis ta ütles. Aga samas jällegi ma võin jälgima seda, et see inimene, kellel ma seda tagasi viskan, kui enne ütles seda, mis ta ütles. Et kas on mingi lootus, et ta midagi põnevat ütleb sinna otsa. Ja miks ma seda näidet toon on see, et ma arvan, et sellised asjad ei saa olla meetodid, ei saa võtta nii, et me teeme sellise paneeli, kus kui keegi midagi ütleb, siis ma põrgatan selle esinejale ja siis põrgatan ühe korra tagasi ja siis ühe korra veel tagasi esinejale. Et kui sa võtad sellise meetodi, siis sa igal juhul on juba läbi kukkunud, sest suure tõenäosusega sa ei leia täpselt sellist kohta, kus täpselt sellist meetodit kasutada. Et see on selles mõttes, mis ta on subjektiivne. Ja see selles on riskantne, see kaasav, kui sa tahta nii-öelda hästi teha ja mõnusalt teha. Aga mulle tundub, et on nagu väärt seda, et võtta see risk ja teha seda niimoodi subjektiivselt, teha seda niimoodi riskantselt. Sest see risk on see, et läheb tuksi ilmselgelt, et see annab moderaatorile loa teha selliseid asju ja ta läheb väljapoole oma sellest nii-öelda plaanist ja struktuurist ja siis arutelu vajub ära kuhugi kohta, kus ei ole põnev millegi jaoks. Aga mulle tundub, et kui see nagu võtta nii, et see peaks olema nagu see elutuba, siis see alus on niimoodi, et see peab olema huvitav. Ja moderaatori põhiroll on jälgida, et oleks huvitav kogu aeg. Ja ma olen rääkinud palju kauem sellest esimesest või teisest põhimõttest, kui ma tahtsin. Aga see läheb kokku, see on hea näide, illustratsioon sellest, et kui nagu on huvitavam ühtemoodi, siis teha pigem niipidi, kui plaani järgi minna. Aga hästi kiirelt meetodid ka. Number 1 meetod on küsimused, klassikaline. Ma isiklikult arvan, et küsimused on enamasti halb. Selles mõttes, et lihtsalt küsida publikult, et nüüd on see koht, kus küsida küsimusi, ma arvan, on halb. See on halb mitmes mõttes. Esiteks on halb sellepärast, et Eesti inimestele meeldib küsida küsimusi ja nad tahavad pigem nagu tegelikult öelda midagi ja siis nad peavad selle vormima küsimuse vormi ja siis see on halb küsimus lihtsalt. See tegelikult oli kommentaar ja nad oleks eelistanud, lihtsalt oleks saanud öelda kommentaari ära, oleks asi nagu valmis. Teine on see, et see, mis pakub, et eesmärk küsimustega on see, et see, mida räägitakse laval, oleks huvitav neile, kes kuulavad. Ja siis sa küsid neid, siis nad küsivad seda, mis oleks neile huvi pakub, aga häda on selles, et üks inimene küsib ühe küsimuse ja see on väga raske aru saada, kas see on teistele ka huvitav. Ei pruugi olla teistele huvitav. Aga kui juba küsimus on küsitud, siis on
põhimõtteliselt justkui nagu eeldus, et kõik võiks nagu vastata sellele või midagi. Ja siis kui keegi vasta, siis on tunne, et mu küsimusele ei vastatud, mu küsimust ignoreeriti. Et selles mõttes ma ütlen kohe ära, et ma eelistan kommentaare võtta pigem. Et inimesed niikuinii mõtlevad, kui nad kuulavad ja et nad saaks öelda, mis nad mõtlevad. Sest see on selles mõttes ohutum, et kui sa lased inimesel kommenteerida, siis ei eelda, et kõik vastavad su kommentaarile. Siis ei ole keegi tunne ennast halvasti, et keegi vastanud, tema jättis vastamata mu kommentaarile. Et see on lihtsalt, ma ütlen oma mõtte ja kui kellelgi kuidagi kõnetab, siis ta võtab vastu sinna midagi või reageerib selle midagi. Aga kuidas teha hästi küsimusi on see, et esiteks saab neid kokku koguda ja filtreerida. Ma arvan, et ei moderaator oli hea inimene seda tegema, kui seda varianti kasutas, võiks olla teine inimene, kes seda kogumist ja filtreerimist teeb, sest moderaator peaks keskenduma sellele arutelule ja sellele, kas see on põnev, kui samal ajal loeb mingeid küsimusi ja mõtleb nende peale, sest tegelikult ei ole kohal ja kui ta ei ole kohal, siis kohe hakkab lagunema. Aga tegelikult üldiselt see, mulle tundub, ei ole nii hea meetod, see teine inimene võib omakorda olla ka teisel lainel veidi, kui teine kogub ja filtreerib ja neid küsimusi ikka ei pruugi kokku minna sellega, mis on moderaatori plaan peas parasjagu. Aga teine variant on see, et osalejad ise filtreerivad. Seda saab lihtsalt teha niimoodi, et kõik mõtlevad küsimuste peale ja siis lasta neil omavahel arutada korraks näiteks mingi 4-5 grupis. Lihtsalt korraks, et igaüks ütleb mu küsimuse ja valige välja üks, mis on kõige parem teie meelest. Et see natuke aitab vältida selliseid nagu hulle küsimusi. Lõpuni ei saa vältida, kes tahab, see ikkagi tõuseb püsti ja küsib mu küsimuse ära sõltumata sellest, mida grupis arutati. Aga üldiselt see pigem nagu aitab, et siis nad valivad välja ühe näiteks ja siis on vähem mingi garantii, et see on huvitav küsimus. Vot, siis kommentaaridest ma juba rääkisin natuke, ma arvan, et tegelikult see on üldiselt kaasamise mõttes, sellise lihtsa kaasamise mõttes ilmselt üks lihtsamaid variante ja kõige konstruktiivsem võib-olla, et sõltuvalt sellest, mis arutelu eesmärk on, kui see näiteks on mingeid uusi ideid genereerida, siis lihtsalt sõna otseses mõttes seda küsidagi ka publikult, et mis ideed teil on, et arutatakse mingi konkreetse asja osas, näiteks, ma ei tea, alkoholipoliitika, kuidas vähendada alkoholi tarbimist, et kui inimesed on kohale tulnud selle küsimuse peale, et siis küsida sama küsimust ka otse publikult ja anda neile võimalus pakkuda välja variante ja omakorda võimalus siis esinejatele reageerida sellele. Nii. Ja mõnikord on publikus palju põnevamad ideed. Mõnikord ühel teisel põhjusel esineja ei ole parasjagu, ma ei tea, õigest tujus või lihtsalt on kuidagi valesti sattunud. Mõnikord on mõni publikus olev inimene palju huvitanud ideedega, siis ongi mõtet panna aega sinna. Lastagi tal rääkida pikemalt. Et see ei ole, et peab ilmtingimata laskma rääkida kutsutud esinejal, kui ta ei ole huvitav. Lõpuks ei võida sellest keegi. Siis on igasugused kolmas asi, küsimused 1, kommentaarid 2, 3 oleks hääletused, nagu Kaisa tegi enne siin. Et lihtsalt lasebki inimestel käega märku anda, kes toetab seda, kes arvab teist. Erinevad sellised kiired, lihtsalt sellised nagu veekatsumised, et kuidas on. Võib ka teha nii, et kas see on jätkuvalt põnev. Inimesed tõstavad käe püsti või tõsta käed püsti, ma igaks praegu kontrolli seda, see on piinlik. Aga no paneelis on hea, siis sa ei pea ise süüdi olema selles, kus on moderaator või. Ja ütleme, seda võib teha vabalt ka niimoodi, et sul ei ole mingit vahendeid, et ei pea olema niimoodi välja prinditud nagu ja konkreetsed küsimused väga selgelt, see on lihtsalt kätega ja kehadega ja mis iganes muudel viisil teha häälega. Nüüd ägedamaid debatte, kus ma osalenud olen see, kus inimeste karjumise valjususe järgi otsustati, kellel oli parem argument. See küll ei ole üldiselt hea see publiku karjumise, mitte siis nagu debateerida. Ja neljas, millele tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et põhimõtteliselt võib ka paneeli kombineerida erinevate grupi arutelu meetoditega. Ja mõnikord harva see kogub hästi välja, aga mulle tundub, et enamasti see kogub halvasti välja. Ja see, miks see halvasti välja kogub, ma räägin palju negatiivselt tundub, millest see tuleb. Koalitsiooniläbi rääkimist võib-olla. Et see, miks halvasti välja kogub, on see, et kui sul on juba esinejad paneeli kutsutud ja siis sa teed grupi arutelu meetodit, mis võtab aega, siis need esinejad tunnevad veits kehvasti, et neil on vähem aega. Ja teistpidi ka need osalejad, kui nad on tulnud paneeli kuulama, kus on esinejad, siis nad mingis mõttes on tulnud kuulama, mis neil inimestele öelda on ja kui nad ei saa siis kuulata seda, kui nad ei anta aega neile esinejatele, siis nagu mõlemad poolt võib olla nagu negatiivne reaktsioon. Et ühed ei saa rääkida piisavalt, ühed ei saa kuulata piisavalt. Et kindlasti on mingid viise, kuidas neid komboda ja on ka häid viise, on ise nagu osalenud tsüklistel, kus on vahepeal minnakse gruppidesse, tehakse midagi, siis tullakse tagasi ja tehakse paneeli. Aga ma ütlen, et see on nagu selline ohtlik ja riskantne. Aga ma arvan, et selles mõttes annabki nagu jõuabki kokkuvõtteni, et kõik need meetodid on head ja halvad, siis kui need kasutada hästi või halvasti. Ja sõltub sellest A, kuidas on eesmärk kokku lepitud, B,
kas moderaator on valmis selles mõttes võtma nagu riski, et olla subjektiivne. See tea mugav on olla nagu sükene oma raamist kinni öelda, et me leppisime kokku, et me teeme niimoodi, et 15 minutit on see teema ja siis on 15 minutit see teema ja ma sellest ei läinud üle, et siis järelikult on hästi. Ja ilmtingimata ei olegi halvasti siis, aga ma pigem soovitaks võtta rohkem riski ja lubada natuke rohkem liikumist. Ja pigem planeerida küll ja mõelda läbi neid, mis need kaasavad viisid on, aga siis lubada seda nagu koha peal muundada. Mulle tundub, et lõpuks on nagu põnevam siis, kui lubada natuke subjektiivsust. Ja ma loodan, et järgnevad esinejad lõikuvad ümber poolundas, mis ma ütlesin, nii et aitäh teile, tähelepanu eest, jõudu jaksu korraldamisel.